Minu küsimus on mõlemale debateerijale. Mõlemad on väärikad ja ammu aega olnud poliitikas isikud. Üks nendest, Igor, oli see, kes oli väga aktiivselt seotud Eesti põhiseaduse väljatöötamisega, vastuvõtmisega. Eesti taasiseseisvumisest on möödas ikka päris pikk aeg. Meie kogu tegevuse aluseks on ju põhiseadus. Meil räägib meedia, poliitikud, räägime ju kogu aeg küll majanduse allakäigus, pensionitest, millest iganes, üksikutest asjadest. Aga põhiseaduse preambulis on kirjas, milleks on Eesti riik loodud. See on Eesti kultuuri, keele säilimine läbi aegade. Ja minu küsimus on järgmine, mõlemale väitlejale. Kui te nüüd tagasi vaates hindate seda majanduspoliitikat ja kõiki neid poliitikaid, mida Eestis on rakendatud, millise hinde te annate täna, nüüd anno Eesti riigi arengule ja hetkeseisule? Ma tänan, minu nimi on Eba Rääts, Eesti Vabariigi kodanik. Ja ei, ma hakkan siis vastu, me oleme vanad tuttavad. Just nimelt. Ja minu küsimus on väga hea soovik. Ja ma samamoodi Igorit, keda ma tunnen 30 aastat. Aga seda enam on mul huvitav jälgida ja teada saada nende inimeste arengult ajas ja ruumist muutunud. No nii, nagu nad on muutunud. Kui oleks keegi küsinud mult aastal 92, kui mu käest pinniti välja lubadus kandideerida Riigikokku minna poliitikasse, et milline näeb Eesti välja aastal 2009, 17 aastat, siis ma ei oleks ennustanud niivõrd hästi. Ma ei ole seda kunagi varjanud ja ma usun, et üldiselt on eestlased teinud paljusid asju taibukamad kui mitmed teised. Vahemärkusena on öeldud, et selle eelmise aasta minu kõige suurem isiklik üleelamus oli seotud Lätiga. Nimelt olen mina inimene, kes 2001. aastal andis Läti televisioonile intervjuu. Nimelt seal tehti teine sammas niimoodi, et võeti sellest 20-st kõigepealt 2, siis 4, siis 6, siis 8, siis 10%. Kõik sammast esimesest sambast võeti see raha ära ja siis tuli seal rahvahääletus ja riiklike pensionide puhul tehti veel rahvahääletus. Läti, ma olin Riias ministrina, Läti televisioon küsis minu käest, mida ma arvan sellest, et pensioni küsimus on Lätis rahvahääletus. Ja ma ütlesin, et te võite minna pankadeti. Aastal 2001. Ja nüüd mul tuli see meelde, ma hakkas nii süda valutama. Muuseas, palju midagi ei juhtunud. Et ma arvan üldiselt, meil on nagu jätkunud nagu hoidu. Ma toon ühe momendi, mis minu meelest on tulnud kasuks. Ja ma annan au nendele inimestele, kes tegid selle meie palju kirjutatud valimissüsteemi. See, et Eestis on puudunud võimalus, et sisuline võimalus, et mingi erakond saaks 51 kohta Riigikogus ja ei peaks teistega arvestama, on olnud oluline see, mis on viinud seda riiki ära. Võin seda öelda Leedu pinnal, kus see võimalus kogu aeg on ja kus ei ole toonud selle riigile mitte head, vaid on toonud tõmblemisi ja isegi kahju. Ja teine moment veel, kui siin naabritega võrrelda, et ma jätan nüüd nimetama need erakonnad, keda Igor keeldub nimetamast. Ei, nüüd palju ei ole. Jah, aga ülmest nagu meie Rahvaliidu saatus on nagu tüüpiline. Et vaadake Rahvaliidu jaoks, küsimus ei ole selles, kas Villu seal jagas maid või jaganud maid ja kes kellele helistas ja mida rääkis. See ei ole põhjus, miks Rahvaliit ära on. Tema järgi puudub vajadus. Rahvaliit on loodud erakonnana protestiks Mart Laari esimese klikivalitsuse elajaliku põllumajanduspoliitika vastu, millega püüti teha inimestele selgeks, et enam tasuta naftat ei ole. Selle tõttu tekkis Rahvaliit kui erakond. See on protest selle vastu, mis toimus maal. Tänaseks peale Euroopa Liitu on seal kõik klaar.
puudub vajadus taga nutta kolhoose, sellel erakonnal puudub selles mõttes loogiline pind. Ja see nii-öelda see uus snitt nende juures, mis on ka teatud erakondade puhul, mis Rahvaliidule juurde tuli olla selline lihtsalt pragmaatiline erakond või nagu mõni ütleb pitsabaar, tulevad tellid. Et selles mõttes ma vaatan neid sõpru lätlasi, mul on neist kahju. Minu meelest Läti poliitiline elu koondunud nende erakondade kätte, keda puuduvad üldse võimalus rääkida Friedmanist või kellest iganes. Et me siin vähemalt Igoriga saame rääkida Friedmanist ja mina Gidentsist ja Mart Laar veel kellestki, saate aru. Aga seal sellised erakonnad on juba parlamendist kõik väljas. Teisisõnu need nii-öelda pragmaatiliselt häälteostjad, pitsabaari kombel, sulle mulle. Ideoloogia vabad erakonnad on tegelikult olnud väga paljudele riikidele, uutele demokraatiatele ikka kohutav pauk. Ei ole ise sest ära saanud. Ma kunagi püüdsin aru saada, mis vahe on 3 Ukraina sotsiaaldemokraatlikul erakonnal ja kui ma sain aru, et ühe omanik on Kiievi Dünamo jalgpallimeeskonnast, ma sain aru, et ei ole mõtet selle teemaga tegeleda. Tegelikult ei ole enam, see on lihtsalt ainult nimetus. Et mina üldiselt arvan, et vaatamata sellele, mis siin täna toimub, oleme me nagu laias laastus olnud õige rea peal.